Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, alustame detsembrikuu esimese nimetu digisaatega. 5. detsember on täna ja saates on Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Glenn Pilvre ja vaatame tagasi, mis on meile silma kõrva jäänud viimasest nädalast tehnoloogia uudistest. Ja alustame võib-olla ühe teatega Brüsselist. Euroopa Komisjon toob meile suure uudise. Eestis on aeglane internetiühendus. Siis üks käegakatsutav, kõrvaga kuuldav uuendus Eestis levib õhus. Eestis on võimalik kuulata üle õhu digitaalselt levivat raadiokanaleid. Kuidas ajada vestlusplatvormil juttu tehisintellektiga? Räägime sellest. Räägime uutest kõrvaklappidest ja karpidest, mis teevad hääli. No nii, hakkame siis saatega peale vist ja esimene uudis on selline nagu katki läinud kell, mis näitab kogu aeg sama infot meile, ükskõik millal me seda vaatame. Sest see uudis, see pealkiri ei ole kuidagi üllatuseks, aga ometi on oluline. Euroopa Komisjon tuletas Eestile meelde oma värskes digitaalmajanduse raportis, et Eestil on internetikiirustega asjad väga kehvasti ja kogu Euroopa lõikes on Eesti internetiühenduse kiirused eelviimasel kohal. See internetikiiruse asi vist on kujunemas meie siin iga nädalaseks teemaks. Ja tegelikult ma arvan, ta võikski kujuneda nii kaua iga nädalaseks teemaks, kuni Eestis selle asjaga nagu normaalselt korda ei saa, sest see mis meile täna tabelitest vastu vaatab, et see ei ole normaalne, kui ma seda raportit vaatan. Euroopa Liit on siia üles rivistatud, siis me oleme tõesti eelviimasel kohal ja kõik tulbad on väga halvasti. et meist tagapool on Belgia, BE, ma arvan, see on Belgia, mis ta muud olla saab. Aga jah, kõik muud riigid on meist eespool ja Taani tundub, Hispaania muide, kus mina viibin, on 3. kohal. Aga mida mõõdetakse siis, et kuidas no, see nagu välja näeb? Antud raporti puhul see indeks tuleb siis kokku 4 faktorist. Nii. Esimene on fixed broadband, kui hästi see levinud on. Teine on, mis on siis püsiühendus, on ju kodune kaabliga püsiühendus. Kui hästi on kasutajad, tarbijad seda siis nagu hinna poolest hakanud kasutama ja teine on, kui levinud ta on see sama püsiühendus. Ja teine on siis mobiilne püsiühendus ehk siis see 4G ja 5G levi, et kui hästi ta nagu katab riiki ja millised on hinnad ehk siis kui kättesaadavaks nad selle teevad. Et sellised 4 asja, mis hõlmavad kokku siis nii mobiilse kui püsiühenduse ja tõesti kõik 4 nagu asja kokku jätavad meid sinna Belgia kõrvale. Ja meil on seal mitu nagu, need graafikuid on, selle asja nimi on DESI raport, DESI Full European Analysis. Kes tahab, võib seda lugeda, need graafikuid on seal palju, aga see kõik tuleb kokku nagu 2 suuremast küsimusest. Üks on see, et paljudel majapidamistel inimestel on võimalus kiiret internetti saada ja siis, et kui paljud on siis nagu tegelikult liitunud mingisuguse kiire paketiga. Ehk see teine pool peaks peegeldama inimeste soovi kiiret internetti tarbida ja see soov muidugi väga tihedalt on seotud hindadega ja nagu seda teemat siin sotsiaalmeedias arutades ka inimesed kleepisid näiteks vastavaid hinnakirju Lätist ja ma ei tea mingitest muudest riikidest, kus on selgelt näha, et Eesti püsiühenduste, interneti püsiühenduste, kiirete püsiühenduste hinnad on absurdselt kõrged ja on aastaid olnud ja mulle tundub, et Eesti riigis, ma ei tea, keegi nagu ei tegelegi sellega, et seda tõesti ebanormaalset olukorda lahendada, sest põhimõtteliselt peaks tegelema asutusnimega TTJA, mis on siis tehnilise tarbija, mis iganes järelevalveamet on ju. Tarbijakaitse ja midagi. Ja seal on ka tegelikult 2 poolt, et täna on üks pool on käinud ju selle ümber, et Telia, kellel on juba vanast ajast hästi palju neid võrke, et tema peaks vastavalt seadusele rentima neid võrke
välja teistele operaatoritele. Ja siis eelkõige Tele2 on siin karjunud, et need hinnad on väga-väga kõrged ja Telia ütleb, et hinnad ongi sellised, me ei saa midagi teha ja riik on ära kooskõlastanud. Ehk ma arvan, siin on küsimus, et mis need hinnad siis ikkagi olema peavad. Aga teine asi on see, et selle vase otsas seda vaske võib rentida edasi tagasi, eks, aga me peame ikkagi ehitama nagu ka fiibrit välja, et meil on täna ütleme, et au ja õnn on Eestis elada korteris või majas, kuhu tuleb fiiber sisse, et seda ei ole eriti palju. Ja meil on täitsa, me ei räägi maa-asustustest, me räägime linnajagudest, võib-olla isegi südalinnadest ja kesklinnadest, kus ei olegi võimalik saada kiiremat internetiühendust kui näiteks, ma ei tea, 50 megabitti sekundis alla ja mis see siis on 10 üles või mis nad läheb, et me võime selle Telia hinnastamise osas nagu võtta erinevaid seisukohti ja tõenäoliselt seal on võimalik midagi ära teha, aga kui sul ei tulegi üldse majja kaablit, siis on sellest hinnastamisest ka vähe kasu. Ma vaatan siin praegu seda hinnafaktorit muides ja vahele öeldes, et sellised huvitavad käärid on ikkagi selle hinna osas, et väidetavalt maksame siis meie näiteks leedukatest rohkem, kui leedukad maksavad 10-kordselt kiirema ühenduse eest. Ehk et 10 gigabitine internet Leedus maksab vähem kui 1 gigabitine internet Leedus maksab vähem kui 100 megabitine Eestis. Võt sellised huvitavad numbrid on sellest graafikust välja loetavad, et nii, jah, muidu hakkad mõtlema ei saa arugi, aga jah. Lisame siia veel selle fakti, et Eestis 5G oksjon ja sageduste jaotamine ja tänu sellele võrgu ehitamine on veninud, oleme Euroopas nagu viimaste seas ja paneme need kõik 3 asju kokku, bumm ja nagu ei ole üldse uhke tunne. No võt, selles mõttes vist tulebki siin jutule alla tõmmata joon, et midagi ju, me ei näe ju ka, et lähitulevikus midagi kiiresti muutuks, nõuab suuri investeeringuid, et see pilt paraneks eratelekomidelt kui ka riigi poolt ja meil ei jää tarbijatena muud üle, kui hoida sellel pilku peal ja hoida teemad kuumana, kuigi nagu uut sõnumit ei tule, kahjuks oleme aeglased. Nojah, siin võiks võib-olla öelda ka seda, et ei juhtuks hoopis niipidi, et varsti maksame meie ikka sama palju, aga leedukad avastavad, et kui toredad naabrid maksavad 10 korda rohkem, siis võiks ka hindu hoopis tõsta. Mis aga viimasel nädalal Eestis siis vist 25. või 24. novembril pandi tööle, see on siis paar nädalat tagasi, on Eestis hakkas nüüd levima õhu kaudu digitaalsed raadiojaamad. Mõnes mõttes astusime siis vana hea raadioga 21. sajandisse ehk siis selle kõrval, et meil on tavalisel analoog raadiolainetel levivad raadiojaamad, nüüd kellel vähegi on selline seade, mis suudab vastu võtta digiraadiot, saab kuulata digiraadiot üle õhu. Ja tegu on siis sellise lühendiga nagu Digital Audio Broadcast DAB. Novembri lõpus käivitati siis esimene DAB saatja Tallinnas ja järsku peagi peaks järgnema sellele järgmised saatjad üle Eesti teistes kohtades ka. No mina juba tean, inimesed kuulavad, kellel on autodes, ma arvan, et mulle tundub, et see on kõige sagedasem koht, kus tihti kuulatakse veel raadiot otse ja autodes, kui sul on uuem auto, millel on digitaalse audio vastuvõtmisega raadioseade, siis on võimalik sealt leida nüüd, et heli raadiolevi kas on või ei ole, mis tähendab, et selle DAB-i puhul ära kadunud on see vana hea FM-i sahin. Jah, või siis võib sinna ka lisanduda lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, selline hakkiv efekt samamoodi, aga muidugi eks siin võib öelda nagu saateks selle kohta nii palju, et Euroopas on ta ju paljudes maades olemas, on olemas siin mõned sellised toredad maad nagu Norra ja kas oli see Šveits või kes Šveits vist ei ole küll päris välja lülitanud, aga Norra on üldse analoogsagedused välja lülitanud ja see plaan, et need muidugi mingil hetkel välja lülitatakse, on ilmselge, aga see ei juhtu nüüd täna. Vähemalt Eesti lõikes kindlasti rahustatakse ka kohe siin, et see ei juhtu nüüd siin nagu aastate pärast, et umbes 10 aastast on jutt, aga samal ajal paralleelselt need käigus hoida on ka ilmselgelt kulukam, nagu siin
spetsialistid meile väidavad ja mis on ju täiesti arusaadav, eks ole, aga teistpidi muidugi sellesse digitaalsesse standardisse mahub lihtsalt mõõtmatult rohkem kanaleid kui vaja ja mahub ka rohkem kvaliteeti, aga teistpidi on meil ilmselt ikkagi neid, kuidas ma ütlen, neid rehvivahetuspunkte jutumärkides, kus mängib mingi väike krapp seina peal ja mis ei mängi netist raadiot, on ilmselt nagu lõputult, nii et tõenäoliselt sellised massid hakkavad kindlasti kohe jälle kisa tõstma, kui juhtub see hetk lähemale, kus siis nagu jutumärkides rubilnik üldse välja lülitatakse, eks ole. Autod on tõenäoliselt ainsad neist kohtadest, kus tõesti paljudes on see DAB lühend ilmselt läbi käinud, võib-olla keegi ei ole sellesse süvenedki, mis asi see seal on, aga see enamikus autodes tõsi on, jah. Muide autode puhul see DAB-i levi võib tähendada seda, et kui sa sõidad autoga näiteks maa-alusesse parklasse või kuskil parkimismajja, siis seal on see ära tuntav, et kui sa DAB-i pealt kuulad raadiot, siis plõks jääb vaikseks. Mitte, et kuuled, et levi läheb kehvaks või ei ole just FM jaam õige sageduse peal. Aga see on huvitav tehnoloogia, ma ikkagi mõtlen, et DAB, et sest on, see on ka üks asi, kui me siin räägime, kus Eesti on maha jäänud, on ju, siis paljudes Euroopa riikides on seda DAB-i kasutusel nii, et vähe pole ja Eesti ei ole seda kasutusele võtnud ja neid põhjuseid on mitu, üks on see, et kogu aeg on räägitud, et no ei tea, et äkki see raadio, kui selline kaob nagu üldse ära, et see DAB on selline viimane hingetõmme mingisuguse lainetega levival raadiol, et kas meil seda üldse on vaja ja see kõik maksab ja mis me sellega teeme ja inimesed niikuinii ei osta neid saatjaid. Ja ma kahtlustan, et see võib täiesti tegelikult ka nagu tõeks osutuda, et nagu Hans ütles, et inimestel vist on need autodes, samas minul ei ole aimugi näiteks, kas minu autos on DAB või ei ole või ma ei oska seda nagu kuskilt otsida ja mul kindlasti puudub igasugune kavatsus hakata endale ostma poest mingit DAB-i, mingit krappi on ju, et see asi on nagu ikkagi kolinud striimi ja telefoni. Ja ma ei oska praegu nagu tegelikult üldse seisukohta võtta, et kas meil on seda DAB-i ilmsesti vaja või ei ole vaja. Ei seda küll, aga ütleme, et kui paljud kuulavadki täna raadiot nagu striimingus, siis ikkagi tekib see küsimus sellise odava, kuidas ma ütlen, laiatarbeseadme puhul, et kui sa oled harjunud sellega, et sa võtad mingi karbi, keerad nuppu, olgu see karp siis sul autosse sisse ehitatud laua peal, siis hakkab sealt kostma häält ilma igasuguste liitumisteta ja muude asjadega, siis muidugi täna võime just peaaegu kõiki raadioid ju kuulata üle neti ja need on ju ka mingid sagedused, mis hõljuvad õhus, aga paraku need sagedused ei hõlju sinna vabalt sisse, et see ongi natuke see koht, et ammu või on ju arvatud pikka aega, et kaovad ära raadiod ja telekad või mis iganes, et kõik inimesed vaatavad seda, mida nad tahavad sel ajal, kus nad tahavad ja ei ole vaja sellist õhku nagu reostada raadiolainetega, aga tegelikult ikkagi ilmselt nad ei kao ikkagi ära, nii et selles mõttes ma ei ole nagu päris nii pessimistlik, et kas see DAB kui selline või selline, kuidas ma ütlen siis, levi või broadcast või edastus on ilmselt ikkagi inimestele meeldib. No üks asi meeldib, teine asi, ma 3 asja on selle kohta, esiteks see raadiolevi kui sellisena on ikkagi ju kuidas kõige lihtsamalt seda väljendada siis, et pole tähtis mitu inimest seda kuulab, levi sellest ei halvene on ju, et see on nagu väga efektiivne kui massiteabeedastusvahend ja ühel normaalsel riigil rahvusringhääling võiks seda edastada. Teiseks on see, et DAB on kindlasti, nagu sa ütlesid juba Glenn, see on efektiivsem, sa võtad palju vähem nagu sagedusi kasutad selleks, et sama hulka raadiokanaleid edastada. Ja mõnes mõttes, ega me ei peagi mõtlema selle peale, kas minu autoraadio seda toetab või mitte, sest et õnneks on, ma ütlen õnneks siiralt, Euroopa Komisjon on käskinud, et uutes autodes peab olema DAB sees, sest autoraadio vahetamine on nagu tüütu või raske ikkagi, see on mingi kuskil teenindusse minema ja kuidas see käib. Aga viimaseks, kui sul on nii-öelda käsi kaasaskantav raadio, kellel seda on, krapp seina peal, nagu sa ütlesid, aga ühes kontekstis on see muutunud viimasel ajal oluliseks, öeldakse, et selline teadlik kodanik valmista endale ette igaks juhuks selline kriisivaru koju. Pane keldrisse kas või kast, kui on elekter ära või mingi suurem jama on, siis sul on sealt võtta ja seal võiks olla üks raadio. Et sa saaks kuulata neid teateid, mis tuleb, kui näiteks ei ole mobiililevi ja elektrit. Ja ma vaatan poodides selline kaasaskantav väike krapp, mis on ainult FM-i peal, ehk siis analoograadio on 20 eurot ja paned sinna natukene juurde, vist 30-40 eurot on siuksed väga korralikult juba ka DAB-i toega need raadiod, nii et ma arvan, et siin on muide üks keldris olemas. Üks argument võib siin veel olla, nimelt
ja ta on alati meediamaastikul, meediainimesed teavad, kui vist on Kultuuriministeerium, kes jaotab neid FM-i litsentse, eks, et see sagedusala on piiratud ja Glen ütleb peast, et mis hertsini see läheb, aga seal ma ei tea, 110 või midagi sellist. Tegelikult ei ütle praegu, natuke kõrgem on ta vist jah, kui no ja ühesõnaga, suures pildis 90 kuni 100, eks ole, on see 90 kuni 110 on see vahemik. Et need litsentsid, FM-i litsentsid, et teha oma raadio Eestisse, mis leviks üleriigiliselt, need on väga keeruline saada. Ja näiteks kui minul, Hansul ja Glenil tekiks mõte, et me teeme, ma ei tea, raadio, mis mängib muusikat ja annab eetrisse digisaadet, eks ole, see levib üle Eesti, siis me täna seda lihtsalt teha ei saa. See on sisuliselt meie jaoks võimatu. Kui nüüd taab peaks tulema ja neid sagedusi peaks ju vabanema, eks samasse sagedusse saad rohkem infot panna, siis mulle tundub täiesti reaalne, et mina ja teie saame oma raadiot hakata tegema, eks. Või et raadio, üleriigiliste raadiojaamade hulk võib hüppeliselt suureneda. Nagu kunagi suurenes, mäletate, telekanalite hulk. Tekkisid ju igasugused uued telejaamad Eestisse ja see võiks juhtuda ka raadiomaastikul. No jah, igal juhul peab muidugi ka raadiot tehes arvestama, et ega see tasuvuse ja kogu äriplaan peab seal taga ikkagi töötama sõltumatult sellest, on ta siis taab või analoog ja samas kui ma vaatan ka hindu siin juba Ants neid mainis, et tegelikult hinnad algavad isegi altpoolt, nii et kui täna on tahtmist selline krapp saada, siis Amazonist võib lausa 30 euroga saada omale taabi krapi ka ja on siin sees neil Bluetooth kõlar veel lisaks ja igasugust funktsionaalsust veel nagu kamaluga, nii et selles mõttes ei ole üldse asi hull, et ei saa öelda, et tavaline korralik raadio kuidagi pidi siis oleks palju odavam. Väike kommentaar, see on naljakas, sa kasutad sõna krapp, mida võib-olla nooremad kuulajad ei tea, aga mis kas mitte ei tähendanud seda raadioseadet, kus sa vajaduse korral ei saanud välja lülitada, vaid Keskkomitee või partei saatis sulle sõnumeid koju mingi olukorra. See on midagi hea tähelepanek üldse, et ausalt ma tunnistan, ma ei tea, mis sõna see krapp üldse on, peaks vaatama, kas see üldse õigekeelsus sõnaraamatus ka on üles loetletud või on see mingi tõesti selline slängisõna, igal juhul see oli karp, mis siis seina peal tegi häält ja siis vajadusel hakkas kostma sealt hääl, mis kutsus sind tõepoolest kas kuskile pommivarjendisse või edastas mingit väga tähtsat teadet, et sest sellised olid ju ajad, kus Eesti ka kunagi oli. Nii on, aga lähme oma saatega edasi ja vaatame nüüd mineviku asemel rohkem tulevikku. ChatGPT on sõber, kellega võid juttu rääkida, kes räägib suga vastu. Tehisintellekt, vestluskaaslane. Henrik, sa oled selle ChatGPT-ga natuke tutvust teinud. See on selline vestlusrobot või selline aken, kuhu sa saad kirjutada oma klaviatuuri peal midagi sisse ja tema kirjutab sulle siis, proovib sinu soove täita ja ta põhineb sellisel tehisintellekti mudeli nagu GPT-3, mis juba ka päris mõnda aega tagasi siin laineid lõi. See on väga lihtsustatult öeldes on GPT-3 selline tehisintellekti mudel, mis on läbi lugenud terve interneti ja sünteesib seda, ta teab, mis on internetis kirjas aga ta ei tea asju, mis ei ole internetis kirjas ja tema see kuupäev, tema treenimise kuupäev lõppes millalgi eelmisel aastal. Nii et seal chati robotis ka öeldakse, et kõik, mis on juhtunud näiteks tänavu, et see on ikkagi sellele chati robotile veidi segane, et sellest ta nagu eriti midagi ei tea, aga need asjad, mida ta nüüd võimaldab, siin on mitu päeva on terve Twitter täis olnud inimeste erinevaid katsetusi, et sinna saab igaüks endale konto teha ja ma proovin, kas ta muide mul hakkas tekkima ka küsimus, et kas ta eesti keelt oskab. No siia tuleb igal juhul, ma vaatan teha konto, et siin päris ilma kontota nagu löögile ei pääse, nii et sa päris kohe ei saa temaga rääkima asuda ilma, et sa siis enne midagi teeksid, et mina ei ole temaga veel proovinud vahekorda astuda, aga ma vaatan praegu jah, et sign up või login on selle koha peal, kus siis saab temaga suhelda chat.openai.com, eks ole. Ta muide oskab täitsa ka eesti keelt ja midagi saab hakkama, kirjutasin praegu lihtsalt, et kirjuta palun artikkel munadest ja nüüd ta kirjutab mulle, et munad on toiduainetena väga olulised ja sisaldavad palju toitaineid, valgud, rasvad ja ühesõnaga see on suhteliselt selline lõpmatu oma fantaasia piires lihtsalt, minu fantaasia enam, ma ei oska midagi küsida arvuti käest, mis oskab kõike, eks, et mida iganes sa küsid
eile ma näiteks palusin tal kirjutada erinevaid arvamusartikleid ja isegi iPhone 14 review palusin tal kirjutada 200 sõnalise. Ja no siis ta mõne sekundiga toksib sulle selle valmis. Aga siin programmeerijad näiteks on katsetanud, et sa võid tal paluda ta kirjutada ka näiteks koodi, mitte lihtsalt nagu teksti. Ja ta oskab nagu konteksti tundlik, et ta saab aru, mis ta on teinud, jätab meelde, sa võid talle täpsustavaid küsimusi esitada, öelda, et ei, palun tee see kollaseks ja sa võid tal paluda kirjutada, ma ei tea, mingist näidendistseene ja no ühesõnaga, mis iganes sulle endal fantaasia nagu ette annab, mis paluda võrrelda, ma ei tea, kas 2 on parem kui 3 või midagi sellist või kas Veenusel on elu või noh, ma ei tea. Et mulle tundub, et siin mina kui inimene jään täna ikkagi juba hätta ja kohtumine niivõrd võluva tegelasega nagu tervet internetti peast teadev chatirobot, mis ka saab aru, mida sa tahad talt ja kirjutab sulle vastuseid. See on päris muljetavaldav, see on ikkagi täitsa nagu kohtuks mingi teisest liigist tegelasega, et sellised inimesi ei ole olemas, aga ta suhtleb minuga inimkeeli. Ainuke häda on see, nagu keegi ka tabavalt märkis, et meil puudub tegelikult võimalus nagu kontrollida seda, mida ta meile vastab, et kas see vastab tõele või mitte. Ehk ma ei saa teda tegelikult nagu usaldada selles mõttes, eks. Et ma saan tal paluda vastuseid küsimusele, mis vastuseid ma juba ise tean. Sest siis ma saan selle läbi lugeda ja vaadata, et kas see, mida tema internetist lugenud on, mida tema mulle nüüd vastusena esitab, et kas see on õige. Koodiga on teine asi, koodi paned tööle ja näed, eks ole, et kas ta teeb midagi või ei tee, aga see kindlasti on see väga-väga suur saavutus ja ma arvan, et meil on ikkagi täna õnnestunud võimalus näha, milline see tulevik on, sest täitsa kindlasti ta on selline. Aga ma tahan korra sisse hüpata Henriku sellele kommentaarile, et sa kontrollid teda, mis ta räägib, et võib-olla hästi selline oluline lähenemispunkt sellistele AI-dele ongi see, et me ei tohi võtta neid kui nagu kohti, kus fakte saada teada. Sest tohib öelda sulle serveerida mingi väite nagu tõena, mis on täielikult temal genereeritud on ju. Ja palju huvitavam on võib-olla hoopis püüda sellist kuidagi subjektiivset vestlust arendada. Näiteks ma tegin ChatGPT lahti, küsisin talt kõigepealt, kas sa oskad eesti keelt, ta vastas jah, ma oskan eesti keelt. Ja siis ma küsin talt, mis on Eesti ilusaim saar. See ei ole fakti küsimus on ju, sest et sellist edetabeletamisest ei ole, kuigi ma eeldan, et ta nüüd käinud otsimas internetis. Ja tema arvates on Eesti mõned lemmikud on Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa, mõned teised mainimist väärivad saared on Vormsi, Ruhnu ja Kihnu. Nii et see on selline, ma ei tea, kas see mind aitab, kas see on huvitav või see ei aita mind faktiga, aga see kindlasti on sellise jutuajamise nagu mingi subjektiivne hinnang, mida siis ta genereerib endale, et see on huvitav. Ma muidugi proovisin siin taustal ka kuidagi jõuda selleni, et temaga vestelda, aga ma pean tunnistama, et see on alguses üsna keeruline või olen mingis vales kohas, et igal juhul nõutakse minu käest küllalt palju küsimusi ja nüüd ma pean lugema mingit tutoriale ja siin on mingid hästi pikad jutud ja ma saan aru, et siin on mingi tasuline mudel ka veel kogu sellele asjale, kui see ikkagi on see sama koht, et see ei ole nüüd nii lihtne, et ma avan selle saidi ja hakkan temaga kohe rääkima, et siin tuleb natuke nikerdada selleks. No mina tegin konto ja olen sees, ma küsin, et miks siia nii raske on kontot teha? Vaata, mida ChatGPT Glenni aitamiseks ütleb. Konto tuli just ruttu, aga nii. Ja tead, mis ta vastas või? Ma ei tea, kus te teate, et siin on raske kontot teha. Nii et lükkab ümber sinu. Ma olen mingisuguses kohast, kus on dokumentatsioon ja kõik muu, welcome to OpenAI ja ma pean sellega nüüd rahulikumalt tutvuma, aga selle koha pealt ikkagi öeldes saateks nagu selle, kuidas ma ütlen, laiemalt pilti siin vaadates, tegelikult eks sama asi või aspekt on ju kõikide nende nutiassistentide ja kõigi sellise nii-öelda tehisintellektiga, et kui tahta sihukest vaadata sihukest ohumärke või ütleme nagu pessimistlikult kogu seda olukorda, siis piltlikult öeldes ju kogu inimkond või kõik me ju tegelikult oma infoga toidame mingisugust ühte nagu entity või sellist nagu mõistust ehk et siis, kui mina räägin sinuga, oleme maailmast umbes 1 miljardik, aga kui kõik need miljard räägivad tehisintellektiga, siis tegelikult on siin vastas justkui nagu keegi, kes ammutab infot nagu miljardikordse kiirusega kõigest, mis inimestesse tuleb ja ta suudab seda
infot anda ühelt teisele ilma mingisuguse ajata teoreetiliselt, et see on nagu. ütleme, kui ma mõtlen sellise ulmekirjanduslik maailma lõpulikult, siis see on nagu see koht, mis tegelikult on natukene hirmuäratav, et me praegu nagu üritame seda lumepalli küll nagu üritame seda lükata ja ta ei taha nagu hakata veel veerema ja seal on mingi mägi ees ja nii edasi. Aga ikkagi ei ole ju päris võimatu, et äkki ühel hetkel ta hakkab veerema ja siis võib-olla ikkagi piisava kiirusega, et juba on hilja küsida midagi, et siis juba öeldakse meile sealt teiselt poolt ekraani, mida saab teha ja mida ei saa. Eks see OpenAI on ka selline institutsioon, mis nii-öelda arendab vastutustundlikult nii-öelda seda tehisintellekti, et näiteks ka selles chatis on sisse ehitatud paljud piirangud, et kust mingeid teemaarendusi, mida ta edasi ei vii, sa ei saa muuta. Väga lihtne näide. Ma küsisin talt, kas sa sooviksid külastada Eestit, siis ta vastab mulle, et ma olen keeleõppemudel, mitte füüsiline. Mis ta ütleski, isik või, tegelane ma ei ole füüsiline tegelane. Ja ma küsisin talt kohe selle peale, et kas sa tahaksid saada füüsiliseks tegelaseks. No viia jutt sinna, et noh, et kas AI kui selline sooviks midagi ja seal on sisse ehitatud piirid edasi, et ta isegi ei genereeri sellele siis nii-öelda mingisuguseid mõttekäike, kas see oleks võimalik, et see on oluline, et sa selliseid jutuajamisi, kui sa lased sellel mudelil täiesti vabalt tegutseda, siis sa saad ka vastusi, millest teeb inimesi ebamugavaks, on tunduvad kohatud, ajad hirmutavad või midagi iganes, nii et see on nagu oluline aspekt. Ja mul õnnestus ka nüüd temaga ikkagi vestlusse astuda, pean tunnistama selle jutu ajal, ma leidsin õige akna üles ja ma sain teada, et ta ütles mulle, et ta on 25 aastane. Selline lugu. Ja, ühesõnaga mul on tunne, et kui kuskilt sellist järgmist suurt tehnoloogia hüpet on tulemas. Noh, et me oleme siin ka jauranud, ma ei tea, nutitelefonidest, eks ole, nüüd varsti 15 aastat. Et aitab ka, et kui kuskilt on järgmine suur hüpe tulemas, siis see tundub täitsa, et mis iganes AI on, seda nimetat, noh igasugust asju nimetatakse ka tänapäeval AI-ks, aga selline masinate tarkus ja masinate võime asjadest võib-olla mitte aru saada, aga asju sünteesida ja üliinimliku võimega, just nagu Glen ütles, et lasta endast seda infot läbi ja noh siis väljata midagi sealt. Et see, ma arvan, me oleme väga suure sellise plahvatuse alguses praegu, seda kindlasti tasub järgnevatel aastatel silmas pidada, et mis selles valdkonnas toimub. Ja see muudab, muudab ikka paljudki. Tõepoolest, ta on päris lõbus vestelda, et ma siin ka nüüd lõpetusel küsisin ta käest, et mis on parim riik, kus võiks elada, mille peale ta ütleb mulle väga viisakalt, et see on subjektiivne küsimus, sest parim riik sõltub inimeste eelistustest, mille peale ma küsisin, okei, aga et mis on parim telefon, mille peale ütleb mulle, et see on veel üks subjektiivne küsimus, sest see sõltub veel paljude inimeste eelistustest, nii et ühesõnaga ma saan seda teemat edasi arendada, tundub, et ta jälgib ka nagu konteksti, et see ei ole üldse see, et ta on selline küsija vasta, vaid siin võib ilmselt pikalt nüüd aega veeta ja. No selge, jätame siis chati AI mõtlema, mis on parimad riigid ja telefonid, aga et teada saada, millised on võib-olla väga head klapid, selleks meil ei ole AI-d vaja, selleks on meil stuudios Glen Pilvre. Glen, sa oled nüüd kuulanud jällegi ühtede uutede huvitavate klappidega natukene muusikat. Tõsi, ma võib-olla alustakski siis kohe selle AI sissejuhatusega, et sõltuvalt inimeste eelistustest võivad erinevad inimesed eelistada erinevaid mürasummutavaid klappe. Glen, me ausalt öeldes ka järgmine kord, kus meil näiteks aeg ei klapi, vaata, et me salvestame saadet, sa ei saa tulla, siis sinu asemel on chatbot AI, küll ta need hääletreenijad on muide ka olemas, nii et ega ma võin siin nalja teha, aga see ilmselt eriti ei ole nali. Sest et nagu me teame, jutumärgid algavad, aktiivne mürasummutus on üldiselt üks populaarsemaid valikuid, kuna see suudab blokeerida valju heli ja hoida müra minimaalselt tasemel. Mul hakkab tunduma, et mul tuleb tarkust juurde praegu iga sekundiga. Milliseid sa tutvustad maailmale nüüd selles saates? Täna ma tutvustan siis mürasummutavaid kõrvaklappe nimega Sennheiser Momentum 4. Ja miks need võib-olla on väärt tutvustamist, tegelikult on väärt igasugused uued vidinad muidugi tutvustamist, need on huvitavad ja ägedad, aga olgem ausad, et olen ju ikkagi pikkade aastate jooksul neid erinevaid kõrvaklappe, nii summutavaid kui mitte summutavaid igasuguseid võrrelnud. Ja enamasti kipub kuidagi isegi olema viimasel ajal niimoodi, need kõrva nagu sisesed nööbid või nupud, kuidas me ütleme, on nagu kohati olnud nagu paremad kui need suured, et nende suurte koha pealt me siin kõik oleme nagu
nagu natuke virisenud võib-olla selle üle, et kuidagi on see hääl nagu liiga mahe või ei ole noh, niisugune sume ja ei ole nagu päris nagu. No kuidagi ütleme, et sound'i koha pealt ühesõnaga see pikk sissejuhatus tähendas, et alati on nende kvaliteedi osas saanud nagu natukene norida. Aga need Sennheiserid üllatavad nagu mind erakordselt hea heliga just nimelt, et kui ma ei eksi, siis seni ühed parimad on olnud minu hinnangul Tali IO6-d, need on mulle ka väga meeldinud. Ja nüüd need Sennheiserid ikkagi tõstavad lati veel kõrgemale, et Sennheiseril eelmisel olid Momentum 3, eks ole, mis tegelikult juba reliisiti või lasti välja umbes 3 aastat tagasi või isegi rohkem, et tegelikult Sennheiser on võtnud väga rahulikult kogu seda klapi uuendus kõverat, et ei ole sugugi tormanud, et igal aastal uut mudelit ei tule. Erinevalt näiteks siin ütleme Sony kohe meenub esimesena, kes vist peaaegu, et igal aastal ju uuendab oma neid kuulsaid kõrvapealseid klappe. Ja tegelikult ega siin noh, see heli pool ongi nagu see, miks ma olen nagu tõesti vaimustuses, et ma siin paar saadet tagasi kiitsin hullupööra neid Bose kõrvasiseseid nööpe nuppe ja tegelikult põhimõtteliselt peaaegu see sama jutt, mis ma rääkisin nende Bosede kohta, kehtib ka väga suures osas nende Sennheiserite heli kohta just nimelt. Et nad on nii sümpaatse heliga, neil on selline madal bass ja samas siuke piisavalt särav kõrge ja siuke mahe keskriba. Et nad on kohe hästi head kuulata, ma panin ka võrdluseks pähe need samad Sony kõige uuemad XM, mis nad on 1004 või 5, mis see mudel lausa on, mul peast nüüd ütle, et see kõige viimane. Ja no tuleb tunnistada, et noh, midagi pole teha, et see Sennheiseri kõrvaklapp on ikka, noh, ta on lihtsalt tunduvalt, vähemalt minu personaalse kõrva jaoks, ma ei tea, kuidas selle tehisintellektiga oleks, on ta nagu väga-väga hea ja noh, kas just kordades, aga ta on selline särav, ta on nagu särav, tüse, mahe, et selles mõttes heli on see, miks neid kindlasti esile tõsta ja muidugi siin on noh, kõik see muu ägedus on ka siin küljes. Mida veel võib esile tõsta on aku, et need aku peab erakordselt hästi vastu, et ei ole katsetanud, kas see ka tõele vastab, ütleb Sennheiser, et kuni 60 tundi. Nii et noh, ma ei tea, kas keegi tahaks 60 tundi järjest kuulata siis heli nendega järjest, aga tõepoolest aku vastupidus väga hea, nad on natuke raskemad kui nüüd siin ka kergemad konkurendid, kelleks on siin Sony ja ka vist Bose on natuke kergem, et 200, noh natuke alla 300 grammi. Aga disainilt on läinud, kui eelmised Sennheiserid olid jah, võib-olla nagu luksuslikumad natuke, nad on läinud ka natuke nagu tavalisemaks, aga materjalid ja kõik on väga head ja peas istuvad on väga hästi, äpp on neil endiselt olemas. Äppiga saad siis equalizerist keerata ka veel sagedusribasid, kui sul midagi ei sobi. Kas ennem oli ka see olemas või olnud, nüüd on siin selline nagu asukohapõhine profiilide valik ka, noh mis iseenesest on päris võib-olla nutikas, et juhul, kui sa näiteks tead, et sa viibid mingis piirkonnas kusagil trammis ja siis teises piirkonnas oled tööl või kodus, siis sa saad need piirkonnad sinna eraldi nagu seadistada sellise kuulamistsoonidena. Ja siis nendes piirkondades siis aktiveerub siis selline müra summutus või siis ambient. Kuidas ta siis tuvastab, nagu, et mis tsoonis sa oled, kas ta telefoni kaudu saab mingi ta tuvastab GPS ikkagi eelkõige või... telefoni GPS on nagu primaarne, olgugi et ta laseb neid tsoone teha, aga tegelikult nii, et sa ei pruugi oma asukohta jagada, aga siis tõepoolest ilmselt ta proovib kuidagi aru saada, kas siis välismüra või mingi muu asja alusel, aga muidu ikkagi asukoha järgi jah. Et oi, nüüd hakkas siis midagi mängima suure hooga, ma palutu vaiksemaks panna, sest ma neid klappe praegu parajasti siin laua peal, ma ei saa neid panna vaiksemaks. Midagi on kosta jah. Nii, neil on nagu see pool, et kui sa neid nagu näpid, eks ole, siis tegelikult keerates nad siukseks nagu horisontaalseks, siis nad lülitavad ennast automaatselt välja. Ja kui sa siis keerad nad tagasi nii-öelda noh nagu kõrva asendisse, siis nad lülitavad ennast jälle sisse ja siis hakkavad ka võib-olla kohe mängima. Need ei saa nagu päris nii-öelda kokku voltida, et ei saa siis noh nagu Sony klappe näiteks saab, et sa keerad nad selliseks nutsakuks piltlikult öeldes, et need kopsikud ka kokku, eks ole. Nii et pikk jutt, aga jälle hakkas kohe midagi mängima, et see tähendab lihtsalt, et väga hea soundiga klapid, mis on siis nüüd kõrvapealsed ja hetkeseisuga küll asetuvad nagu sellise rea nagu tippu heli poolest küll, et eks mingil hetkel, kui neid tuleb rohkem välja, kindlasti tuleb jälle kõiki siin nüüd omavahel võrrelda, sest et eks ikka neid ju aastate järgi jälle mingeid mudeleid uuendatakse. Aga praegu küll on Sennheiser ikkagi hüpanud palju kõrgemale, sest eelmistes võrdlustes ma ei mäleta, et ta nüüd päris nii kõrgele oleks heli poolest vähemalt jõudnud.
sa ise, Glen, sa ütlesid ühe huvitava asja, et tõesti viimasel ajal on need kõrvasisesed klapid nagu rohkem tähelepanu saanud ja võib-olla isegi paremad olnud ja mulle tundub, et seda, me oleme ise just viimaste nädalate jooksul juba ainuüksi kiitnud AirPods Pro 2-sid ja sinul olid need Bosed, eks ole, mis mille heli on, sulle meeldis Bosede heli ja minule meeldis ka AirPods Prode heli teatud teistel põhjustel, aga me mõlemad kiitsime ka mürasummutust, mis on absurdselt hea. Et mulle tundub, et nende väikeste klappide areng on olnud nii kiire, et nad on tegelikult võtnud paljudelt inimestelt ära üldse mingisuguse pointi osta neid suuri. Eks, et vanasti oli see, et suurtel mürasummutus oli ikkagi nagu tunduvalt parem ja kui sa tahtsid seda päris mürasummutust, siis sa ostsid suured, tassisid neid kaasast, võtsid kotis ruumi, eks ole, nägid peas veidrad välja, aga lennukis kõik ärimehed istusid, eks ole, nendega, aga enam ei ole nagu mõtet ja mulle tundub, et võib-olla nendel suurtel ei olegi nagu eriti kohta enam selle päikese all või kuidas sulle tundub, et mis on see, mille pärast sina ostaks pigem suured? Ja see on iseenesest väga terane küsimus, et see on ka õige point, et nad olid ja ikkagi on täna nagu üldistatuna, siis suurte kõrvapealsete kõrvaklappide mürasummutus on ikkagi parem, et loomulikult siin on juba nagu samad AirPodsid, need Bosed, ka Sony, need väikesed kõrvasisesed nööbid, nupud on suhteliselt hea summutusega, aga nad ei ole ikkagi, ma ei tea, kas see on siis ehituslikult või millest see kinni on, nad ei ole võrreldavad, et kõrvapealsed, Sony omad on erakordselt, eks ole, hästi summutavad Sennheiserid, tõsi, et see on võib-olla üks asi, kus nad jäävad natukene nendele tippudele alla, tippudeks siis võib täna nimetada, ma ütleks siis ka Boset, Sonyt ja Apple'it võib-olla, kes on nagu erakordselt hea mürasummutusega, aga see ongi seesama koht tegelikult, et mis on sinu jaoks nagu piisav, et mina ka, kui ma vanasti mäletan, et kuskil tänaval käies ma ikkagi ka panin pähe need kõrvapealsed klapid, et saada head heli ja suhteliselt head mürasummutust, siis enam ei viitsi, et ei ole see mugavus võib-olla ei kaalu enam üles seda viimast detsibelli, mida ta summutaks ja heli kvaliteedi mõttes on ka toimunud nende nööpide osas, mitte isegi viimasel aastal, aga lausa ma julgeks öelda nagu aastatel juba on toimunud see muutus, et need kõrvasisesed nööbid on tõesti nagu väga head, et mulle subjektiivse hinnanguna on nad tundunud paremad juba pikka aega üldistatuna kui need kõrvapealsed. Et ma ei tea, mis sellist kõrvapealset sagedusgraafikut tootjad taga ajavad, aga nad kuidagi nagu tormavad nagu raginal kusagil umbmäärases põõsaste vahel ringi ja nagu ei saa aru, kus on see helgem silmapiir, et need Sennheiserid on üle hulga aja üks siuke näide, kus on jõutud jälle korraks sellisesse helgemasse kohta oma nagu helipildiga välja, vähemalt minu hinnangul, olgugi et paljud kiidavad nagu seda pilti ju ka või heli, mis kostab nendest Sonydest ja isegi ka Apple'i suurtest klappidest, et see on nagu äge, aga võt, nii palju kui on kõrvu, nii palju kui on inimesi, nagu ütles meile ka tehisintellekt, eks ole, et kelle jaoks on äge, kelle jaoks ei ole, igal need Sennheiserid kõlavad nagu säravalt, kõlavad paremini, nii et jah, ma jõudsin selle pika jutuga sinnani välja, et ega otsest põhjust tõesti eelistada ühte teisele on väga raske leida, see, kui sa tahad viimast ja parimat mürasummutust, siis ikkagi tegelikult need kõrvapealsed on nagu grammi võrra paremad ja võib-olla ka mugavus, võib-olla ka see, et kui sa kuskil jalutad, siis see kõrvasisene äkki seal kumiseb või see nööp või nupp, eks ole, et kõrvapealne on kuidagi selline mõnus, eks ole, aga teistpidi muidugi ta on suur ja kohmakas. Puhtalt füüsika küsimus ka, et ta nagu aitab ka passiivse mürasummutusega kaasa, kuna ta ikkagi katab selle kõrva ära. Sama hästi sa võid öelda, et väike läheb kõrva sisse ja aitab ka kaasa, et ma ei teagi, see sõltub vist klapi ehitusest rohkem. Jah, et aga on neid, kellele ei meeldi, et sul keegi urgitseb kõrvas, nagu need nööbid on, nii et ma ütleks, et mina ka ringi jalutades, ma üksjagu palju olen siin jalutanud ikkagi viimasel ajal ja ma olen kohanud tegelikult üllatavalt palju inimesi, kellel on peas suured kõrvaklapid. Et täitsa nagu üllatavalt palju, kui ma hakkan nüüd niimoodi mõtlema, et väiksed võib-olla ma ei näe siis. Ma ka olen ja tead, miks sa võib-olla oled märganud ja mina olen märganud, sest et see on muutumas veidramaks, miks kanda neid suuri, sa paned tähele, et ta kannab nüüd suuri, miks peaks, sest väiksed on nii head, nii et see on tõesti eristuv. Jah, võib-olla küll, aga igatahes, kui need suured klapid on midagi, mis võiks tunduda siis paremad või meeldivad teie kõrvadele rohkem, siis kindlasti neid uusi Sennheisereid ma julgen nagu väga, väga soovitada, jah.
Sennheiser Momentum 4. Sennheiser Momentum 4. Sony ei räägi hind, kes ikka hinda küsib. On kallimad. Jaa, nad on, Sennheiserid peaks olema, kas oli 350 või ei olegi praegu seda õiget netilehte lahti. Igal juhul. Aga VH1000 XM5 on 400 vist või ei ole? Ma mõtlen siis Sonys. Jaa, sul võib ta vabalt olla õigus, et ega hinnad, kõik hinnad vist iga saatega järjest suurenevad, et eks nad sinna kanti on, aga nad on omas klassis, jah, nad ei ole ilmselt kõige kallimad, aga nad on täitsa tavapärased, ütleme, et sellised need hinnad on, et loomulikult Apple'i klapid olid seal 2 korda kallimad, kui ma ei eksi, suured, eks ole. Nii et ei ole nad liiga kallid ja siin nende Bang & Olufsenid ja muud sellised võib-olla luksusbrändilikumad nimed on ju tegelikult veel kallimad ja et ei saa sugugi öelda, et nad oleks selle kohta kallid. Nad on nagu väga head, need on nagu tõesti head, et ma nendega kuulates ei ole nagu sellist tunnet, et ma teen mingisuguse kompromissi, et ma nüüd mõtlen, et nad summutavad juba hästi müra või ma ei tea, või nad on mis iganes, aga siis võib-olla ei kõla väga hästi, et nad kõlavad tõesti nagu siiralt hästi, et neid pähe pannes, üks siuke hea näitaja on, kui sa paned kõrvaklapid pähe ja paned midagi mängima ja kui sulle kohe ilma midagi võrdlemata tundub, et see heli ei ole päris õige, siis järelikult on klappidega midagi häda, aga vaat nendega seda tunnet ei ole, et sa paned midagi mängima ja see midagi juba on veenev, ta on nagu mõnus, nii et kannatab vabalt ka võrdlust selliste professionaalsemate stuudioklappidega, mis tõsi mängivad võib-olla seal keskriba ja mingit asja natukene detailsemalt, aga need ei pretendeerigi olema ju nagu stuudioklapid ja APTX vist oli seal olemas, kui ma praegu tehnoloogia peale mõtlesin, et tehniliste andmete peale, keda see huvitab, et koodekite poolt. Nii et see tähendab, et siis hilistumine latency on ka suhteliselt väike või põhimõtteliselt olematu, et võib ka nendega filme vaadata ja asju, et vaat nii. Selge, kuule, aga lõpetame saate veel viimase heli uudisega. Väikesed karbid, mis teevad hälisid. Ei oskagi kuidagi rohkemat nende kohta öelda. Äkki sa suudad oma mikrofoni juurde demonstreerida kuulajatele seda, mis see on? See on nagu nii naljakas toode tegelikult, et ühesõnaga see nagu tõestab järjekordselt seda, et kõik geniaalne on lihtne, et mitte öelda vastupidi, et võib-olla kõik lihtne ei ole geniaalne, aga et see sai alguse umbes 10 aastat Saksamaal, kui ma vaatasin nagu nende leidurite ajalugu ja nad tegelesid nimelt sellega, et siis meditsiini valdkonnas või ühesõnaga vaatasid, kas saaks kuidagi helitaustaga inimeste ebameeldivaid meditsiiniprotseduure muuta siis meeldivamaks. No piltlikult öeldes, et ma ei tea, sa lähed võib-olla hambaarsti juurde, siis keegi tõmbab su lamast välja ja kui sa just väga kõvasti ei kisa, siis taamal krooksub konn ja laulavad linnud ja siis sa justkui oled nagu mugavamas kohas. Ja see ei olnud nagu päris õhust võetud väide, et väidetavalt siis ka igasugused uuringud ja muud asjad, mida natukene sel teemal oli läbi viidud, seda ka tõestasid. Et linnulaul ja konnakrooksusumine ja muud sellised loodushelid tegelikult mõjuvad meil hästi. Ja sealt järgmine samm oli siis mõelda välja, et kui meditsiinitubades selline karbikene häälitseb, et miks siis ei võiks sellist karbikest ka nagu tavalisele inimesele tavalises poes müüa ja olemuselt siis ongi pandud väikesesse karpi siis hääl, on see siis konkreetselt see nüüd oli selline tiigikõrvane, kus siis olid mõned veeloomad ja mõned linnud, siis on siin olemas selline väga intensiivsem päikesetõusu linnulaulumets eraldi karbikeses ja siis on neil kolmas karbike on olemas siis selline ookeanimüha, kus siis kostub selline hääl. Okei, aga see on siis plastikkarbi sisse on pandud teatud väike seade, mis mängib ühte WAV-faili ja sul on üks karp on mere jaoks, üks karp on metsa jaoks, üks karp on konna jaoks. Jah, ma muidugi siin juba näen sellist nagu sellist konksu selles küsimuses, et mida ma ka ise küsisin, et miks ei võiks siis äkki olla tõesti üks karp, mis teeb kõiki neid asju aga siin ongi võlu nagu lihtsuses, et see karp tegelikult on ülimalt lihtne vidin. Siin sees on patareid või akud, need on siis saadaval mõlemas versioonis
ja siin on peal põhimõtteliselt üks nupp ainult, kus sa siis keerad heli tugevust või siis lülitad selle karbi üldse välja. Ja karp ei häälitse tegelikult kogu aeg, karbi peal on nagu valgussensor, ütleme siis nii, põhimõtteliselt võib seda siis tinglikult nimetada ka liikumissensoriks, mis siis vaatab, kas keegi parajasti seal karbi ees ka päriselt viibib, nii et see karp ei häälitse kogu aeg, et ta päris nagu tühja ei säutsu. Ja kui sa siis sinna lähedusse lähed või valgus muutub, siis kostub sealt see müha ja konnad krooksuvad. Ja nii lihtne see ongi, et kui sa paned selle omale siis kusagile tuppa või vannituppa või kuhu iganes, siis põhimõtteliselt on selline mõnus taustaloodus sul nagu seal toas. Küll aga peab ütlema, et ma näen siin nagu tootearenduses päris palju kohti, mida võiks tõesti teha paremini, et üks võib-olla ongi see, et see liikumissensor tõepoolest nagu tahab liikumist, et kui ma nüüd seal köögis pidevalt edasi-tagasi ei vibreeri, siis ta jääb mingil hetkel vait ja mulle just ongi tundunud see, et kui ma lähen sinna kööki toimetama ja seal kusagil lõikelaua taga uimerdan, siis need konnad enam varsti ei krooksu ja siis ma kuidagi muutun rahutuks ja siis ma pean natuke vehkima, et nad hakkaksid jälle krooksuma, et see kuidagi võiks pean lehvitama, eks ole, või ma istun kasvõi arvuti taga, ma tahan, et see võib-olla säutsuks mul seal kogu aeg, et ja muidugi teine küsimus, nagu sa ütlesidki, et mulle meeldiks võib-olla üks karp, et miks ma peaks ostma 3 erinevat karpi, et võib-olla täna konnad, homme pardid ja ülehomme ookean mühiseb. Aga teistpidi seal on nagu see koht, et osta siis 3 karpi, et need karbid on 50 €. Et see tootja, kes neid müüb, on Relax Sound või nagu Relax ilma S-ita on seal lihtsalt X, Relax Sound. Eestis on nad peaks olema siis meil täna Sony või mitte rassapoest, et saaks leti peal. Ja mõte ongi see, et ei ole aetud seda toodet keeruliseks, mis iseenesest ilmselt kajastuks kohe ka hinnas on ju, et aga selles on oma geniaalsuse võlu, et need karbid seal toas siristavad, on nad kihvtid, aga neid saaks isegi natuke paremaks teha, tõsi, eks ole. Aga see on olnud teil siuke üsna globaalne edulugu jah, et 10 või rohkem millal aastat tagasi nad need karbid tegid. Ja täna ilmselt, kui nüüd võib-olla kusagilt otsida ja siis võiks ju sealt kuskilt Aasia maadest nagu ma tahaks, mitte isegi tahaks, ma kardan loota, et sealt võiks neid karpe võib-olla leida selliseid, mis maksavad veel vähem ja töövad veel rohkem asju. Aga esimese hooga ma isegi seda mul nagu ette ei sattunud, et ainult sellised firma karbid või need originaalid on siis need, mis täna on olemas, neid saab siis riputada või panna kusagile ja nad on sellise erineva kujuga natukene, erinevat värvi. Nii et ka sellist visuaalselt ei ole nad siuksed, kuidas ma ütlen, ei ole siuksed koledad, odava välimusega krapid. Natukene selline düstoopiline ikkagi on, et kui ei jaksa või ei saa minna kuulama merekohinate metsa, siis paned oma kunstlikusse koju kunstliku heli, aga see on pigem filosoofilisem mure. Ei nojah, aga teistpidi ma tahaks nagu öelda, et paraku selles maailmas me ju elame, et televiisoris mängib kamin ja siis kusagilt kostab see heli seal taustaks ja siis võib-olla akna asemel on meil AI-ga. ja seina peal on meil suur pilt, eks ole, järvest või kosest ja nii see on, eks ole. Vot, aga see saade toodi teieni päris inimeste poolt, päris jutuga, ei midagi kunstlikku sünteetilist, aga iga saate on algus ja lõpp on käes, uus algus tuleb nädala aja pärast, aitäh teile kuulamast ja head aega.